Selle video eesmärk on tutvustada teile meie koolis õpetatavat projektõppe metoodikat. Vastav metoodika annab võimaluse õpetada individuaalselt lähtuvalt õpilase eelteadmistest ja aines edasiliikumise tempost, arendada õpilase vastutust, ettevõtlikkust ja anda neile oskused ja hoiakud edaspidiseks erialaseks tööks. Projekti puhul konstrueeritakse õppeainete erialane matemaatika, füüsika, eesti keel ja arvutite riistvara ning lisaseadmed baasil uued teadmised ja oskused. See on võimalus arvestada õpilase enda huvi seoses õpitavate teemadega ja õpilane ise valib, kui süvitsi ta antud teemaga läheb. Projekti raames saavad vastuse nii mõnedki erialased küsimused, millele varasemalt pole leitud tundides või internetifoorumites kolades vastuseid. Projektõppe meetod liidab kokku üheks tervikuks varem õpitu ning aitab õpilastele seada sihte järgmiste erialaste ainete omandamisele. Meeskonniti tehtav projektitöö arendab ka kindlasti koostööoskusi. Projektide ideed sünnivad ühiste arutelude käigus, kus õpilased ja õpetaja käivad välja ideid ning vastavalt huvidele moodustuvad tiimid ning pannakse paika iga projekti eesmärgid ja kavandid. Meie projekt on ilmajaam. Projekt koosneb Raspberry Pi arvutist, anduritest, mis mõõdavad temperatuuri, niiskust ja rõhku ja kogu info salvestatakse lokaalserveris. Projekt teeme kahekesi, siis siin saab harjutada grupitööd. Projekti eesmärk annab võimalus ühendada erinevad elektroonilised seadmed koos, et nendest tuleks mingi asi, mis saab kasvatada pärast elus. Näiteks see ilmajaam annab võimalust teha monitooringu välist ilmast ja temperatuurist, mis on kasvalik näiteks. Teada, et saaks jälgida küttesüsteemi võimsust. Kui väljas näiteks on juba soojemad ilmad, siis võib-olla radikat mõttekas panna väiksemaks. Eeldatav tulemus on praktiline riistvara projekt, mis dokumenteeritakse ja mille sooritamise kohta teevad õpilased tunnis ka esitluse. Projektõppe plussideks on võimalus saada kogemus erialaste tööülesannete täitmisel ja kui algselt kõigile ei sobi see meetod, sest iseseisva õppimise ja tööoskused ei ole kõigil just väga hästi arenenud, siis läbi projekti avanebki võimalus seda kõike arendada ja kindlasti areneb kõigil ka aja planeerimise oskus. Miinusteks võiks lugeda seda, et vahel võetakse ette üle jõu käiv teema ning seda tuleb poole pealt kärpida või muuta. Samuti ei ole koolil võimalusi varustada õpilasi kõikidel teemadel kõikide vahenditega, millega sooviksid õpilased projekte teha. Tänan vaatamast, selline oli väike ülevaade meie koolis kasutatavast projektõppe metoodikast.